et mitte siin liigselt sissejuhatust teha, sest tegelikult on meil aega vähe ja kui vaadata, palju meil siin inimesi on, siis ma praegu varastan kõige aega, sellepärast ma seda pikka sissejuhatust ei tee, aga selle vestlusringi mõte on jah, see, et kuna me selle ürituse nimi oli ka suurelt pealkirjal, et koostöö riigis, siis arutakski nende ilusate ja tarkade inimestega siin üheskoos, et mis see koostöö on ja kuidas ja mismoodi seda peaks tegema. Aga, et inimesed võib-olla kõik näod ja nimed ei ole tuttavad, siis hakkan siit oma vasakult käelt minema, et on Katrin Reinhold, TEHIK-u juht, ehk siis Tervise Infosüsteemide Keskus. Mul need pikad nimed üldse ei meeldi, sest nad on sellised keele... Heaolu jäi vahele. Jah, just, et ma tegelikult isegi taha neid kunagi neid pikki nimesi öelda. Järgmisena Martin Lall Tervisekassast, siis on meil erasektorist palutud Janek Kirdin Bytelife'ist ja tema kõrval on siis Kaidi Kerli-Kärner MKM-is ehk Majandusministeeriumist. Ja et see nimekiri oleks siis lõplik, siis te näete seal, ka siin, üks inimene kahel ekraanil, ehk siis on meil SMIT-i esindaja samuti, issand Väino. Tervitused ka minu poolt. Et omalt poolt pean ütlema, et see on mu elu esimene paneel, mida mul on au juhtida, nii et palun andke andeks, kui ma siin natukene kohmakas olen, aga eks ma ka õpin ja mis teeb muidugi mu elu raskemaks see, et ma pean siis ka virtuaalse inimese ilusti diskussiooni püüdma seal kaasata. Nii, aga alustame siis pihta, et koostöö riigis, et minu kõige esimene nagu mõte, kui me seda üldse planeerisime, oligi see, et kui küsiks nii triviaalse küsimuse üldse, et kas te arvate, et riigis peaks koostööd tegema või ilmselt kõik teavad seda vastust, aga ma tegelikult küsiksin seda kõigepealt võib-olla isegi Kaidilt, kes siis MKM-is kirjutab kokku sellist tulevikustrateegiat meil ja hoiab seda juhet, et kuidas see strateegia kirjutamine läheb ja kui ma räägin koostöö riigis, on see seal kuidagi ekstra sees, on see üldse sees, et puuduta natuke seda vaadet? Tere minu poolt ka. Jah, Allan, koostöö uues arengukavas, mida me praegu koostame. Ma loodan, et paljud teist teavad, et selline protsess käimas on, kui veel ei tea, siis vana infoühiskonna arengukava lõpeb selle aastaga ära. See tähendab seda, et riigil on vaja uut strateegilist vaadet, kuhu me digiühiskonnana liigume. See vaade on, või selle vaate võtame järgmiseks 10 aastaks. Ja koostöö käib seal tegelikult väga mitmes kohas läbi. Ja see käib läbi nagu tugevast vajadusest. Ehk siis Eesti ei saa olema kunagi maailma kõige suurem rahvaarvult ega pindalalt ja meil ei ole ressursse meeletult loopida. See tähendab seda, et ilmselgelt tuleb koostööd teha. See koostöö on hädavajalik riigi, ütleme, avaliku sektori sees, ehk siis meil omavahel. Janek ütles just enne siin, et on siia avaliku sektori vahele pandud ka erasektor, mis on väga tervitatav, sest tegelikult see koostöö aina rohkem peaks ja võiks käia ka avaliku ja erasektori vahel ja neid võimalusi, kuidas me saaks oma vahel loodud häid lahendusi kergemini jagada, neid võimalusi tuleb aina rohkem otsida. Aga kõige rohkem veel ja aina enam surub sisse ka piiriülene koostöö, ehk siis koostöö teiste riikidega. See tähendab seda, et meie kodanikud, meie elanikud ei ole enam piiride sees ja liiguvad ringi pärast antud riiklikku ja maailma olukorda, siis loodetavasti hakkavad jälle aina rohkem liikuma ringi. See tähendab seda, et neid teenuseid
tahetakse tarbida ja sama häid teenuseid tahetakse tarbida ka ükskõik kus kohas nad on. Et Vanuatu saare peal tahetakse ka saada Eesti riigile ligi, Eesti riigi teenustele ja miks mitte ka, et meie lähiriikidega oleks need teenused ühesugused ja sarnased. Ehk siis see koostöö on nii-öelda nendes kolmes joones hästi-hästi vajalik. Okei. Lihtsalt vaatajatele ka, nagu telereporter oleks vaatajatele, et tuletan lihtsalt meelde, et kui meil vähegi aega on, siis me võtame ka teie küsimusi, et minge sinna menti.com ja kood oli 1680 003, et saate sinna esitada. Aga et see ei jääks selliseks high level või kõrgtasemeliseks jutuks, et ma natuke astuksin nüüd sammu praktilisema suunas, et tuleksin meie IT-majade jutule nüüd selle küsimusega, et ka ilmselt teie naersite selle peale, kui ma selle ilmselge küsimuse küsin, kas koostööd peaks tegema, et aga kuidas seda siis ikkagi teha, et mis selleks vaja on, et koostööd teha või palju te täna koostööd teete, et äkki esimesena Katrin suudad anda enda maja vaatest, et kuidas sina seda koostööd meil riigis näed ja palju TEHIK sinna panustab? Aitäh! Ma ikkagi ise arvan, et TEHIK teeb väga palju koostööd, eelkõige just riigipilve teemadel. Et tegelikult ka ma arvan, et me oleme selles mõttes olnud eesrindlik IT-maja ikkagi, et meie oleme oma teenustega tulnud reaalselt riigipilve. Ma arvan, et mis see on tagasi andnud, see koostöö riigipilve meeskonnaga on tegelikult andnud seda tagasi, et me oleme ise saanud loobuda mõndadest protsessidest. Ei pea loodetavasti tegelema tulevikus enam nii palju, ma ei tea, ketaste serverite hangetega. Ja saame keskenduda ikkagi just oma äriprotsessidele, mis meie klientidele väärtust loovad. Ehk et minust on see nagu jätkuvalt väga-väga mõistlik seda koostööd teha. Meil on just nimelt, et nagu ma tahaks ütelda, et esimesed teenused on riigipilves olemas. Ma arvan, et me oleme sealt mingi hea õpikõvera teinud. Siis ma arvan, et see koostöö sünergia just nüüd ma nagu vaatan siin oma teiste kolleegid otsa, ütlen, et võiks olla see, et tore, kui juba midagi meie, ma ei tea, avalikustatud teenustest ja kas või, ma ei tea, koodivaramus, avalikustatud protsessidest, juhenditest, kogu sellest töövoost keegi juba saaks midagi taaskasutada. See oleks muidugi kõige suurem õnn meie jõuel. Et see 1+1 ei oleks enam 2, vaid natuke rohkem, on ju. Ehk et ikkagi, mina arvan, et koostööd võiks me teha. Et tulge siis ikka rohkem teenustega pilve ja. Okei, annan kohe sõnaga Väinole, et sama küsimus sulle, et nii-öelda SMIT-i vaatest, et kuidas teil koostöö riigis sõnapaar nagu assotsieerub, et kas on võõras või teete palju ja kuidas siis? Nii, ma testin, kas mind on kuulda üldse? Kuulda. Väga hea. Koostööd teeme iga päev ja nii päeval kui öösel. Et siis meil on palju teenused, mis on 24/7. Ja kui vaadata, kui suur on Eesti riik ja kui palju meil on siis neid tarbijaid, siis nagu tundub, et me ikkagi endiselt dubleerime teatud asju nagu üsna palju. Et nagu siin Janeki enne ütles, et me praegust ka kompume neid piire, et mismoodi see riigipilv võiks olla võib-olla meile endale kui SMIT-ile kasulik, aga teiselt poolt ka vaatame sinna nagu edasi, et missugused on need teenused, mida võiks nagu keskelt pakkuda. Ehk siis nagu minu siingi mainis, et me võiks IT-majadena teha seda, mida me kõige paremini oskame. Et meil on ka endal oma pilvelahendustena olemas maja sees. Meil on mingid teatud kogemus ka sellega. Ja ütleme, et igapäevaselt me suhtleme tegelikult päris palju erinevate IT-asutustega. Aga ma näen, et seda saaks palju efektiivsemalt võib-olla teha, et koodivaramu ei ole ka meie jaoks võõras. Ja me maja sees räägime ka hästi palju taaskasutusest, kuidas me teenuseid võiksime mikroarhitektuurina pakkuda teenuste vahel, aga tegelikult võiksime mõelda ka natukene suuremalt aina rohkem. Ehk siis kuidas me saame ka riigi sees ükstele asutustele neid ka võib-olla baas nagu teenuseid pakkuda, mis tulevad sealt kettakastist nagu kõrgemalasse tihti. Ja sama küsimus ka Martinile, et Tervisekassast, et kuidas teil
koostööga sujub, et olete avalikus sektoris meelditakse kasutada sõna silo, et olete seal oma silos üksinda või kuidas teil on? Suurepärane küsimus, aitäh! Jaa, on selge, et me vajame uusi mehhanisme, et organisatsioonidena pakkuda selliseid teenuseid, mis inimeste reaalvajadustest lähtuvad. Ja ma võib-olla tooksin ka siia sellise asja sisse, et me peaksime koostöö kirjutama sisse oma uutesse ärimudelitesse. Tahad sa täpsustada seda mõtet? Jaa, just, et koostöö võimaldamine ei ole ainult selline tugilepingute ja selline tugifunktsioonide täitmine, vaid kuidas kaasata teisi osapooli osalemaks enda probleemides ja vastupidi. See on niisugune kahesuunaline tänav tegelikult, milles me peame osalema. Et see esialgne provokatiivne küsimus, et kas koostööd on vaja, no siin võib ka selle näite tuua, et isoleeritud väiksed kogukonnad, kellel ei ole välist koostööd, jooksevad täna oma soomanasuses ringi tokkidega ja ettevõtluses sellised stigmad täna päeval kindlasti enam ei toimi. Et see on väga kiire tee konkurentsieelise kaotamiseni ja meie väikeriigina tegelikult peame seda enam ühte hoidma ja suutma ise eksisteerida olla oma tegemisi ja võimaldada seda teistel teha ja ühiselt. Ma nüüd meelega jätan praegu erasektori kõrvale, siis ma tahan natukene, et fooni lööks meil avalik sektor, enne kui erasektor sõna saab ja oma tarkust kõrvalt saab ütelda, aga kas ma eksin? Mul on juba hea meel, et kõik ütlevad, et koostööd on vaja ja me seda ka teeme. Aga kui ma enda töö juurest kuna ma töö juures tihti töötan nii riigipilvega, kui loen läbi erinevaid Euroopa projekte, kui ka osalen, meil toimub kord aastas riigieelarve strateegia kaitsmine, ka seal istun ja loen, et mulle endale tundub, et jube vähe on seda koostööd ikkagi. Et ma tahaks natukene sinna sihtida, et kus see kitsas koht on või et mis me peaksime ikkagi tegema, et seda oleks meil palju rohkem, kui seda täna on, et kõik tegelevad sellega, et oma teenused püsti osta, väga mõistlik ongi aru saada, see on igapäevane tööülesanne, aga meil on väga palju kattuvust, me teeme väga palju samu asju, me rahastame neid, me hoiame neid töös ja mis iganes, et kui me hakkame riigis üles loetlema asju, mida teevad erinevad asutused, siis see protsent on päris muljetavaldav tegelikult, mis meil on ühesugune, ühelaadne. Ma kindlasti ise ei arva, et meil peaks olema ainult ühed teenused ja nii on, vaid me natuke peamegi oma riske ajutama, aga ikkagi, et kus see king on, kus me saaksime sellest ma ei tea, startup maailmas ütles, et tahaks seda hokikeppi, et kui me teeme täna 2-3% kogu asjadest koostööd, et kuidas me saaksime 50-60% teha, et Katrin, on sul seal mingid mõtteid, et kuidas nüüd seda järgmisele levelile jõuda, et seda koostööd oleks palju rohkem? Mulle tundub, et tegelikult meil on puudu niisugune juhtiv või koordineeriv roll arenduste osas. Et see, et ma ei tea, Tehit paneb oma näitel mõned teenused end-to-end püsti sinna riigipilve, aga et tegelikult seda niisugust portfoolio läbipaistvust võib-olla teistel IT-majadel, et seda ei hoita tegelikult kuskil. Et mis mikroteenuseid, et kas ma siit saan selle rollide mooduli siis kuskilt võtta. Tegelikult seda ei hoia mitte keegi ja selles mõttes, et ma ei tea, kas see on MKM-i RIA, ma ei oska öelda, aga mulle tundub, et siuke juhtiv koordineeriv lüli on kuidagi siit vahelt ikkagi puudu. Ja seal samas, ma just mõtlengi, et näiteks see meie hea näide teis on mis on klassikaline järelevalve menetlussüsteem. Meil on tegelikult riiklik järelevalve väga lihtsalt, üldiselt kõikides ametkondades, kus riiklikku järelevalvet tehakse, võiks olla see alusplatvormina väga sarnane. Et tegelikult, et kas kuskil oleks see keskne tahe, et kes tahaks võib-olla vaadata näiteks, ma ei tea, kas või meie majas loodule peale, et mingi abstraktsioonitase kõrgemal, et kuidas sealt võtta siuke pakendatud toode, mida siis jagada võib-olla kogukonnas teistele, et äkki see on ikkagi puudu või miks ei ole hokikepina täna läinud või? Et ma tean näiteks, et oma majas me juba saamegi näiteks oma seal esimeste täiesti mikroteenustel põhineva infosüsteemi osakesi mooduleid taaskasutada, et meil on seal Terviseametile, tervishoiutöötajate, proviisorite, apteekrite menetlussüsteem, kus me taaskasutame samamoodi Ravimiametile on tegevuslubade register, kus me ka taaskasutame neid samu komponente.
aga noh, tegelikult, et kuidas seda nagu laiendada, et keegi teine riigi IT-majandus ka küsiks, et noh, ma tahan ka kasutada. Ja samal ajal meil ju mõned head näited on vist ikkagi olemas juba, sest et ka RIA on tegelikult keskselt mingeid teemasid väga hästi eest vedanud, on ju. Et kas või see sama, kuidas Veerat on veetud või Tara, Siga, Siva, et okei, seal ei ole võib-olla nagu kõiki juhendeid, kõike metoodiliselt niimoodi klassikaliselt ära kirjandatud, et aga keegi peaks natuke nagu selle paketeerimisega tegelema võib-olla seal peal, et täpselt see sihuke, ma ei tea, võib-olla minu valdkonna spetsiifika sealt natuke välja võib-olla kirjutada või, et siis võib-olla kuidagi läheksid need asjad paremini või töösse. Väga head mõtted. Väino, peegeldan sulle ka, et sama küsimuse, et kuidas järgmisel levelile jõuda, et oleme küll täna tublid, aga tahaks olla 3 korda tublim, et kuidas SMIT saaks seda teha? Siis me peame midagi ette võtma, mis tundub, et ja samamoodi ilmselt edasi tehes me jõuame samasse kohta, ma pakun välja. Õige. Küsimus ongi, et noh, mida siis nüüd teha, ütleme, et noh, mis nagu minu enda tunnetus aegalt on ka noh, kui me läheme midagi pakkuma või kuskil mõtleme, et võiks avalikult välja panna, siis üks küsimus tuleb kohe, milline on siis meie teabenõuete nagu tase, ehk siis turvanõuete pool. Et üsna tihti nagu omistame nagu sinna otsa, et kas siis juriidika on siis liiga keeruline mingis kontekstis või mingid asjad nagu ei ole üldse nagu võimalikud. Et siis, kui need üritada nagu katta, siis me jõuame sinnamaani, et see teenus sellisel kujul läheb nii kalliks, et seda nagu pole pointi nagu teha. Et üks nagu teema, mis mulle kohe nagu seondub sihukese teemaga. Et võib-olla siin ka väike üleskutse, et kas meil on võimalik ka kuidagi riigi üleseid neid turvanõudeid siis koos käsitleda, et me ei oleks nagu nii haldusalas nagu kinni tihtipeale. Noh, ma saan aru, et teatud andmete puhul me ei saagi nagu lõdvemaks nii-öelda lasta, aga võib-olla on mingi hulk siis nagu teenuseid, et kus need turvanõuded siis on lihtsamad ja seal on lihtsam seda nii-öelda teistsugust nagu lähenemist kasutada, et noh, kust alustada võib-olla saaks see nagu mõttekoht. Okei, aga Janek, annan ka sõna sulle, et kui sa nüüd seda juttu kõike siin kuulad, et riigis teeme koostööd, võib-olla teeme vähe, aga teeme, et kuidas sina nagu erasektori poolt seda asja vaatad, et kui hästi riik toimetab või kui kuluefektiivsed või osavad me oleme selles või mis sinu soovitused oleks? No kui ma vaatan, siin oli jutt, et esimesed 2 aastat nagu riigipilv nagu seisis, et seda hüpet nagu ei tulnud, siis ega minu ajalugu riigipilvega on ka see, et enne kui see kontsessiooni hange nagu välja tuli, siis kuna ma ei uskunud sellesse, ma tõstsin käed üles ja ütlesin, et härra Lemendik, ma olen aus, ma astun sellest välja. Et ega tegelikult kui vaadata nagu riigipilve seisukohast, siis seda on nagu esimesed paar aastat nagu ignoreeritud ja üritatud rääkida, miks sinna ei ole vaja minna, miks see on kallis, kui see oli võrreldudki nagu reaalse asjaga vaadatakse, ma saan ju tasuta ja nii edasi. Aga tegelikult kas IT-majad nagu kokku panna ja nii edasi, olles 25 aastat selles sektoris nagu erapoole peal nagu toimetanud, siis ilmselt 25 aastaga eriti midagi suurt muudatust ei juhtu. Aga mis võiks nagu olla ja just vaadates nagu riigipilvega on vaadata, SMIT-i näide oli nagu väga hea ja tegelikult te tõite välja, et mingid teenused, mitte vaadata seda, et mida IT-majad üksteisele võivad pakkuda, aga mida need IT-majad oma teenustega ja IT-majad istuvad kokku ja mõtlevad, mida nad saaksid teistele pakkuda. Ja siis, kuidas see ühtsena tuua näiteks keskkonda, riigipilve puhul täna ei ole nagu välja käinud see, et võrreldes AWS ja kõigi muude asjadega, seal on üks väga suur lisaväärtus. Lihtsustatud kiire tellimisviis, mis ei sõltu eriolukorrast. Isegi kui riigipilvid kinni pannakse, siis kättesaadav teenus. Et tegelikult kui IT-majad on 80% mahust, kas mingist ressursist, nõuetest, kaasartud turvanõuetest, siis tegelikult me oleme ära unustanud see 80%, kellel on piiratud eelarved
kellel on täpselt nii hea IT või turva, kui on see nõbu või sugulane või IT-juht, ehk siis koolid, lasteaiad. Kui me vaatame nagu mingite maavalitsuste, omavalitsuste allasutusi, siis tegelikult kas nad oleksid kõikide nende IT-majade tarbijad, teenuste tarbijad, seesama digiallkirjastamine, millest täna oli jutt, või veel mingid küberturba asjad, see oleks küll, ehk siis tegelikult minu üleskutse on pigem see, et ärge mõelge, kuidas saaks kõik ühte kohta tõsta, vaid mõelge need teenused, mis te olete nagu välja töötanud, et mida tegelikult see 80% Eesti teistest tarbijatest võiks tarbida riigipilves. Kõik need terviseasjad, turvaasjad, kõik asjad on ju koolides vaja, lasteaedades vaja ja nii edasi, et küll ükskord jõuame sinna ka, et need IT-majad võib-olla konsolideeruvad ja nii edasi, aga ma kardan, et minu vanuses minu silmad seda ei näe. Okei. Kaidi käest ka sama küsimus, et kui ma saan aru, et sul sai just aasta ja natukene peale MKM-is, ehk siis selle ajaga sa oled kohtunud ma isegi X arv mitmekümne eri inimesega mitmekümnest erinevast asutusest. Et kas sul sealt on kõrva jäänud mingisuguseid konkreetseid mõtteid või asju, et kuidas seda koostööd edendada või tegelikult vaatavad kõik ikkagi pigem nagu oma vagu ja MKM-is küll aasta olnud avalikus sektoris kauem üks asi, mis vahet ei ole, mis valdkonnas oled ja vahet ei ole, mis asutuse juurde lähed, mida kauem räägid ükskõik kellega, alati tuleb lõpuks välja lause, et me oleme natukene teistsugusemad kui teised. Ehk siis kõigi meie suust on see kunagi ka endal välja tulnud tõenäoliselt, et kõik on laias laastus seal ühesugused, aga meie oleme sellel põhjusel erinevad. Ja mis kindlasti mingil määral vastab tõele, kuid see ei tähenda ega ei takista koostöö tegemist. Ehk siis ma vaatasin saalist natuke ringi, et laias laastus kolmandikul, võib-olla isegi pooltel inimestel siin on pintsakud seljas. Et kuigi need pintsakud meil tõenäoliselt täpselt üksteisele parajad ei ole ja ei sobi, siis laias laastus on nad kõik pintsakud. Kontseptsioon on neil sama. Neil on 2 varrukat, eks ole, ääris, nööbid, et neid annab nagu mugandada, kontseptsioon, millest alustati, oli sama, nad on ehitatud võib-olla või tehtud teile nagu parajaks. Et jah, siin võib veel järgmise paralleeli tuua, et kes on jõukam, selle järgi on täpselt see tehtud, kes on vähem jõukam, läheb poest, ostab sellise üldisema kontseptsiooniga valmis tehtud versiooni. Ehk siis tegelikult, mis mu point selles koostöös on, et jah, muidugi me oleme kõik omamoodi erinevad, aga see baasalus, fundament, mida jagada ja mida siis näiteks nagu võib-olla teenusena pakkuda, see on kõigil olemas meil. Ükskõik millist teenust me oleme arendanud, et seal potentsiaal midagi teistega jagada, see pintsak võib-olla teistmoodi kokku tõmmata ja pakkuda, tegelikult see võimalus on seal kogu aeg olemas. Et ma arvan, et tulekski alustada sellest mõttest, pigem enda nagu mõttemaailma ümberharjutamisest, et muidugi me oleme erinevad, aga me oleme ka ühesugused. Kuidas seda nüüd lõigata sealt kasu ära? Aga väga hea mõttekäik, et ma haaraks samast mõttest kinni, et näiteks Martin, kui sa oma majas kuuled ja igapäevaselt tööd teed, et kui tihti teil on see probleem, et peaaegu nagu sobib, aga siiski ei sobi, sest meil on see üks asi on seal ikkagi teistmoodi ja siis teeme ikkagi ise. Klassikaline, nii nagu kõikidel, et me ei saa erineda. Et kui küsida, et mis on tänased takistused, et ei tehta koostööd, siis esiteks see eeldab tahet. See eeldab 2 osapoolte tahet. Ja koostöö on keeruline. Koostöö jooksul peab arvestama teise osapoolega ja olema ise avatud muutustele ja muudatustele.
teiseks usalduse ja usaldusväärsuse kriis, mis tegelikult ongi seesama põhjus, miks me kõik nii erinevad ja arvame, nii erilised oleme. Ehk siis jõutakse ikkagi selle oma suures tarkuses selle oma erisusteni ja nii on, see nii on. Põrgatakse sarnase küsimusega sinna SMIT-i poole, teise poole ekraani, et SMIT on kindlasti alati üks asutus, kes hoiab, ma ei tea, kas see on nüüd hea või halb, aga hoiab natukene eraldi, sest nii turvalised ja nii salajased asjad on kõik, et teised saavad teha, aga me ikkagi teeks natuke eraldi. Et Väino, et oskad sa seda SMIT-i siseelu natukene siia meile avalikult poolsalaja öelda, et kuidas teie mõttemaailm seal majas on, et kus see piir läheb, et kui otsustada, et me oleme erilised versus see, et äkki me annaks mõnes kohas järgi ja saaksime äkki muud moodi mõistlikumalt teha? No meie oleme ju täiesti erilised. Seda mõtlesingi. No, eks me oleme hakanud üha rohkem nagu mõtlema selle peale. Küsimus on pigem selles, et on kindlasti teenuseid, kus me võib-olla nii salajased ei pea olema ja on teenuseid, mida tulebki nagu hoida rohkem siis rohkemate lukkude taga. Aga tegelikult on seesama, kas kui me räägime meiliteenusest või failiteenusest, printimisteenustest, on terve hulk erinevaid teenuseid, mis nagu on hästi sarnased ja me pakume ka seda tegelikult sarnaselt. Et nende teenuste puhul tegelikult nagu otseselt ei näe seda takistust. Küll aga seesama ilmselt seadusandlus tuleb järgi tuua ja tuleb vaadata, et millele peab vastama see arvuti siis töökoht koha peal, millised on need turvanõuded, kas ta töötab mingisugust saladust ka sinna juurde või mitte, aga need on kõik profileeritavad. Ehk siis RTK ju pakub ka riigis meile teatud keskseid teenuseid. SAP-ist oleme me kõik ilmselt kuulnud ja nii edasi, et sama teema, et on tegelikult teenuseid ka täna riigis, mida keskelt pakutakse, aga tihtipeale isegi neid me ju tegelikult ei kipu nagu kasutama, et ikka me mõtleme, et meil on vaja mingit enda moodi asju ja pigem me liilestame ja nii edasi. Et ju siis, ma ei tea, kas on raha siis palju riigis või mis see nagu küsimus on, et seda on võimalik teha, et see oli mu isiklik mõte, ma küsiks jätkuküsimuse sult selles mõttes, et kui SMIT on täna jõudnud sinna, et te olete ära kaardistanud oma mingisugused teenused ja te olete täna mõtlema hakanud, et võiks neid jagada. Et ma ei tea, kaua see plaan teie majas selle sees tegelikult küpsend on, et kas see on viimase pool aasta või see on viimase 5 aasta nagu plaan olnud, et ma seda küll ei tea, aga mis see nagu muutus on, et te täna olete nii-öelda kaasanud nii MKM-i kui riigipilve, et kuulge poisid, et tulge räägime, või tüdrukud, ma ei taha siin liiga teha kellegile, et mingi muutus minu vaatest on nagu tulnud, aga et mis see oli, mis selle muutus nagu tingis või mis selle põhjus on? Eks riigipilv on ka natuke arenenud vahepeal, ma võiks öelda. Parem oleks. Just, et areneb veelgi ja küsimus ongi, et kas panna õlga alla või mitte. Et kindlasti on ka meil omad kogemused erinevate siis pilvedega ja ühe pilvega, mis meil endal on. Mis on nagu raske koht, on tihtipeale ju see, et me võime seda teenust selles pilves või kuskil mujal pakkuda. Tegelikult taandub see tihtipeale ka nende taustasüsteemide peale, ehk me räägime, millised haldusvahendid on meil kasutada, missugune on meil arenduspipeline, kas need töövahendid on siis selles pilves kõik olemas, kas me neid peaksime sinna hakkama siis nagu eraldi seadistama ja üles panema, mis tähendab täiendavat ressurssi. Et need on need kohad, mis peab nagu mõnes mõttes selgeks saama, et kui sinna riigipilve siis või kus iganes kes ei kohta seda nagu teha, et kokkuvõttes ta nagu tegelikult nagu kallimaks ei läheks. Ja küsimus ongi nüüd selles nagu üleminekus, et ju me oleme siis võtnud nagu näinud sellest ikkagi potentsiaali, et kuna me ise ka oma seda pilve ehitame, et kui me kujutame ette seda, siis ma ei tea, kordades suuremana, et sinna see maailm ju liigub tegelikult, et ma ei oskagi öelda, mis see nagu päris nagu trigger on,
noh, võib-olla siin Janek ongi meil kõige suurem trigger nagu, kes siis tuli ja ilmselt natukene veel noh, värske inimesena tunnetab, et võiks nagu vähemalt proovida ja testida. Et siin jah, ma arvan, et Janekil on ka päris suur roll, et kui ta meiega ühines, et seda teemat hakkas nagu jõuliselt ajama. Tuleb tunnistada, et ma olen see tüüpiline eestlane, et kes väga ei taha teisi kiita nii naljalt, et ma arvasin, et ma teen liiga, kui ma Janekit liiga palju kiidan, aga võib-olla seal on tõsi taga, tundub. Seal on täitsa tõsi taga, nii et Janek võib praegu saalis püsti tõusta ja me võime teda kuidagi kiita veel koos. Aga ma kasutaksin võimalust küsida sama küsimusi, et kuna meie siin vestlusringis on ka IT-maa juht, et kuidas, Katrin, sina hindad oma positsioonist, et ilmselt sinu laua pealt käib iga päev väga palju mõtteid läbi, mida siis kas tuleb tagant aidata või siis maha tappa, et kus sa selle piiri tõmbad, et mille järgi sina otsustad, et mida on vaja kindlasti kohe hakata TEHIK-ul arendama versus see äkki peaks mõned idee ära tapma või kuidas seda otsust teed? Jah, et ikkagi, noh, kuidas ma ütlen, et siin kas või SMIT-iga on, mina ka väga kiidan koostööd, ütlen jätkuvalt, et me praegu kas või siin COVID-i järellainetusena Terviseameti ja Politsei- ja Piirivalveameti vahel lahendame seal erinevaid infovahetusi asju ja oleme küll kaalunud, et taaskasutada SMIT-i tükke, aga selles mõttes, et päeva lõpuks tuleb ikkagi rahanumber ette, on ju, et kui sul monoliidi lammutamine ja enda vajadustele kohendamine osutub kallimaks kui nullist ehitamine, et siis ongi nii, et tulebki ehitada endal uus teenus, on ju. Aga neid arutelupunkte on olnud korduvalt laual tegelikult ja koostöös just nimelt SMIT-iga. Ja on pakutud täiesti meile ka abi nagu, nii et ka kiidan pigem seda koostööd. Kõik ei ole käiku läinud. Aga kuidas sa seda hindad, et kas me riigis peaksime lähtuma niimoodi, et TEHIK käib SMIT-i jutul, leiate ühise keele, leiate midagi, siis homme päev, ma ei tea, SMIT läheb ERMIT-i jutule, kuulge, rääkige, mis teil on, ja ma ei tea, Maanteeamet läheb HTM-i juurde, et kuidas tehniliselt võiks välja näha, kas see ongi see, et kes tunneb seda, kes mingil üritusel mingi teema on endale selgeks teinud ja saab aru, ahah, kuulge, meil on mingi ühisosa, et räägime, või saab seda kuidagi efektiivsemalt teha? Ei no võt, nagu ma ütlesin ka, et tegelikult kui sul oleks juhtivkoordinaatori roll, on ju, kes päriselt leiabki oma nagu põhitöö kõrvalt aega, on ju, mitte lihtsalt vajaduspõhiselt, et mul tuli nagu mingi ühine mure oma äril ära lahendada, on ju, koostöös SMIT-iga, vaid et noh, kui sul ongi võib-olla siuke juhtivkoordinaator, kes tõsiselt hommikust õhtuni tegeleb näiteks nende teenuste kaardistamise ja paketeerimisega, mis kuskil majades on, ju. Sest noh, ma ütlen, et lihtsalt, et see ma arvan, noh, et nagu meie poolt tehtud teenused, need vajavad natukene sellist järgi aitamist, et ta oleks platvormina kellelgi teisel kohe võetav järgi ära kasutatav, on ju. Ja see on siuke ekstra effort, mida sul jää mitte kunagi endal aega nagu oma klienti teenindamise kõrvalt nagu tegeleda sellele tähelepanu pöörata. Ja ma arvan, et see on see lõks tegelikult seal täna ikkagi. Ühel üritusel viibides ühes teemalauas puudutati ka seda teemat, et jubedalt kasutaks teisi asju, kui ainult teaks, mida teised teevad. Et ei tea, on ju. Ja samas täpselt need samad inimesed arutasid seda 10 minutit seda sama teemat edasi ja ütlesid, et aga samas, kui need kõik oleks ühes kirjas, ega ma ei viitsiks minna lugema ka. Et nad jõudsid ikkagi sinna, et kui ma tean seda IT-meest, kes oli muga kunagi kursavend või me töötasime eelmises asutuses koos, ma taga suhtlen, siis seal tekib see koostöös energia, aga ega ma ei viitsi minna kuhugi kataloogi, kus on nagu 3574 teenust sinna searchima ja mõtlema, et kuidas ma sobituks sinna, okei, kui ma teeksin midagi veel omakorda ringi, äkki siis sobib, et noh, see on ühe laudkonna mõtted, aga lihtsalt viskan see õhku, et ma saan aru, Kaidi, sa tahad? Sellepärast me kõrgemaid infoühiskonna kursuseid iga aasta korraldamegi koos selle kaasneva saunaõhtuga, et need jutud saaks kõik ära räägitud. Et meili võib-olla tõesti ei loeta, aga saunas räägitakse need jutud ära. Väga meeleldi võtan saalist, et sul on mikrofon ka, jah? Väga hea. Ma ei tea, kas see toimib vist, jah. Et ma olen sellest LEMC parteist. Et ma mõtlen, et võib-olla nagu ka selles riigiasutuste nagu koostöös ja kogu selle pilve teema koostöös tasuks vaadata inframaailma korraks.
et minu meelest RIK on oma selliste tsentraalsete nagu infrahangete osas on nagu väga professionaalselt sellise asutuste vahelise nagu peavalu ja konkureerimise nagu küsimuse ära lahendanud. Et võtnud enda peale vastutuse, olles see nagu keskne keha, eks ju, kes kaardistas ära, mis on nagu infravajadused suuremas osas riigiasutusi, pannud kirja sinna mingisugused standardsed konfiguratsioonid ja loomulikult, eks ju, nende baasil iga asutus, kui tal on mingisugused oma erilised vajadused suuremal, väiksemal määral, saavad teha minikonkurssi, aga kõige suurem osa, eks ju, kõige paksem kiht on tegelikult keskselt ilusti ära lahendatud ja ära hallatud. Et kas nagu näiteks, ei võiks nagu sellist mudelit võtta nagu aluseks ja liikuda ka selles rakenduste standardiseerimise või koostöö nagu rakenduse tasemel nagu koostöö osas sama teed mööda. Et hea näide ju iseenesest. Kas ma sain õigesti aru, et sa vihjad selle e-kataloogi teemale või? No e-kataloog on üks osa sellest, Ja, eks ju. okei. Et see on üks osa sellest, jah. Aga üldiselt jah, need RIK-i kesksed nagu arvuti või infrahanked, eks ju, et seal on nii serverid kui igasugused muud asjad, et Väga hea. Kas Martin, kuidas sulle tundub? Kas läheksid otsima suurest kataloogist, kus on 400 543 teenust kirjas omale sobivat või kuidas tundub? See on väga hea küsimus. Selge on see, et need peavad olemas olema. Ja ma ise arvan, et küsimus ei ole mitte teenuste paljususes või hulgas, vaid üleüldse ettevõtete läbipaistvuse tõstmises, mille teine külg on siis selle suure läbipaistvuse kasutamise oskuses, et mida me nüüd selle läbipaistvusega peale hakkame, see on tegelikult see koht, kus on meil võimalik efektiivselt koostööd teha, et saada teada, mis on olemas, mis on see ühisosa, mis on see erisus ja kaaluda, kas seda on vaja või mõistlik või mitte teha. Fakt on päeva lõpuks see, et kui sa teed oma maja sees mingit tükki, siis sul on seda lihtsam teha, sa tunned neid inimesi, sa ei pea võib-olla, mis ei ole võib-olla kõige ilusam, aga sa ei pea päeva lõpuks isegi kõike dokumentatsiooni peenlikkuseni välja kirjutama ja nii-öelda oma maja siis tegema, sest sa räägid inimese ära, asi töötab nii ja tehtud on ju. Kui sa pead nüüd seda sama teenust minema avalikult pakkuma teistele asutustele, siis nii lihtsalt sa ei pääse on ju. Nüüd on küsimus see, et kust leida see aeg, see raha, et see teenus viia nagu sellele tasemele, et ta oleks teistele ka kasutatav, et üks ühele seda nagu ilmselt ei saa nagu anda. Et on sul seal häid mõtteid, et kas see võti ongi siis see, et see ärimudel, me oleme kinni vanas ärimudelis, kus meil antakse eelarve ja saage hakkama või peaks see toode kuidagi olema seotud selle eelarvega või Väärtusloome osalemises, jah, me peame muutma enda ärimudeleid kindlasti nii, et me oskaksime ühiselt luua neid väärtuseid, mitte see, et ma võtan endale halduslepinguga kellegi sisse ja delegeerin talle kohustuse ära, vastutust ei saa delegeerida. Aga sama küsimus ka siis Janekile, et kuidas erasektoris sellist küsimust nagu lahendada, et kui avalik sektor natukene siiski, me peame tegema vahepeal asju, mis ei too meile tulu, on ju. Aga erasektoris on lihtne nendest asjadest loobuda, avalikus sektoris mitte nii lihtne, aga kuidas erasektori juht nagu selliseid probleeme lahendaks, et kui palju seda tööd ise teha, palju sisse osta, et kus see nagu piir sealt tõmmata, et on sul nagu häid näpunäiteid? Raha palju on, siis teed kõik ise ja sest et see on kõige odavam viis, jutumärkides. Sama igapäevaselt kui kuulen see, et jaa, see on kõik super, aga ma olen natuke teistsugune. Kui saad 5 minutit veel rääkides, tuleb välja, et võib-olla nii teistsugune ikka ei ole, et tuleb see sama pintsaku näide. Et tegelikult 2006 ühe suure panga näide minu meelest virtualiseerimisega oli väga hea, et tegelikult tehti hästi lihtne reegel. Tahad virtuaalserverit, said 10 minutiga ja veel mingi prääniku. Tahtsid füüsilist serverit, kirjutab põhjendus, essee 2A4 ja põhjenda ära ja selleks komiteesse kaitsmisest see aega võttis 6 aega. Aasta pärast oli 90% pangast virtualiseeritud. Ehk siis tegelikult
see ei ole ka võib-olla päris see, et võetakse raha ära või see, ütleme, et see, et sa ei suhtle või kommunikeeri, lihtsalt, et kellelgi, et järsku kõikidel tekib niisugune tunne, et hakkame nüüd, istume iga nädal koos ja kui vaja, siis teeme ka asju ümber niimoodi, et kõik terve Eesti saab kasutada. Reaalsus see vist nagu ei juhtu. Et kui siin on küsimus see, et kes võiks olla nagu initsiaator või see leading point, see võiks tegelikult olla ju riigipilve, kes oleks huvitatud mingite temaatikate või teenuste nagu sissetoomiseks ja olema ka võib-olla alguses nagu see haige uni ja käima sellel 2-3 IT-majal nagu koos võib-olla seadusloome toega tegelikult nagu niimoodi pingimast pidevalt, et teeks midagi. Et erasektor on nagu suhteliselt lihtne, et kui ma alustasin seda, et kui Kanada onu oleks ära surnud, kellel oli 10 miljardit, siis mis koostöö, jumala eest, mis pähe tuleb, seda teen, eks. Kuna seda ei ole parajasti juhtunud ja ei oota ka, siis tegelikult sa mõtled seda, et mis on see, mis on siin, ütleme, et mis on see, mis sulle raha sisse toob. Ja siis hakkad kõrval asju nagu vaatama, et kas see toob sisse või ma võiksin selle nagu välja anda, et sa võtad selle hetkeks aja ja mõtled seda, et kas sa ikka kõike ise pead tegema. 2005 meil oli kõik enda andmekeskus ja mõtlesime, ma ei tea, DR ja ma ei tea, mis asjade peale. Tänasel hetkel meil kogu andmekeskus on võib-olla, me ei pea sellega tegelema. Ja me oleme IT-infraettevõtte, me oleme seda 15+ aastat teinud, meil ei ole endal IT-infrat. Me usume, et keegi kuskil maailmas teeb seda natukene efektiivsemalt kui me ise. Aga meil on teadmine, kuidas see tegelikult. Siin lihtsalt tahaks välja tuua ühe teise momendi, et siin on jutt riigi koostöö. Aga tegelikult ja rohkem siin alguses ka Siim nagu tõi välja selle kompetentsi kokkutoomise, siis tegelikult ei tasu ära unustada, et siin avaliku sektori kõrval on ka erasektor, ehk siis tegelikult public-private partnership, et sa lõpuks ei jõua kõike ära teha. Kas SMIT peab kõik ise ära tegema, kas Tervisekassa peab ise ära tegema või seda on võimalik ühel või teisel viisil tegelikult kaasates ka erasektorit seda kompetentsi sisse tuua, jäädes fokusseeritult tegema seda asja, milles on hea. SMIT-i puhul näiteks mõte oli, teeks näiteks logisid, kas peab. Ja mingeid siukse asju, mis on võib-olla olulised, aga mitte olulised. Fookus. Kuna aeg on meie vastu armutu, siis ma näen siit tahvli pealt, et on 12 minutit veel aega, et panen teid selles suhtes nüüd ebamugavasse olukorda, et ennustamine on tänamatu kunst, aga siiski. Et saaks seda kunagi videolindi pealt meenutada, et küll me siis mõtlesime. Et küsiks teie kõigi käest tegelikult sama küsimuse, et IT areneb tegelikult väga kiiresti, nagu me teame, et ma ei tea, eilsed teadmised ei pruugi enam täna töötada ja nii edasi. Aga kui me võtame veel pikema perspektiivi, et võtame 10 aastat. See on niisugune hoomatav aeg, küll kauge, aga siiski veel hoomatav, et mis see oleks ideaalne pilt, mida tahaks näha riigis? Annan kohe Kaidile sõna esimesena ja luban ausalt, pole kellegi seda küsimust ette öelnud, kõik on praegu nüüd hämmingus ja paanikas, et mis nõme küsimus see on, aga saage hakkama. Nii lihtne ongi. 2030. Milline siis meie riik näeb, märksõna ikkagi koostöö riigis ikkagi? Ma mõtlesin enne ka, et miks seda kõike vaja on. Ja võib-olla ma tooks lauale 2 sellist aspekti, mis siis 10 aasta pärast, ja mõtelge nüüd tõesti, 10 aasta pärast on väga laual. Üks nendest on teie jaoks teada-tuntud, teine on võib-olla natukene selline puukallistajalik mõte. Ehk siis see esimene mõte, mis on nagu kodune mõte, on turvalisuse tagamine ja turvatunde tagamine. Ja me oleme praegu arengukava raames hästi palju arutanud seda,
et Eesti ühiskonnas politseid, päästet väga usaldatakse. Kui palju meie inimesed usaldavad meie digiühiskonda ja kõiki neid teenuseid. Ja nüüd, kui me tulemegi selle juurde, et igaüks meist näiteks ise teeb, siis ja üksinda teeb, kui palju meil on võimekust ja oskust seda kõike turvata ja neid võimalikke auke kogu aeg kinni panna. Et see on ka üks oluline osa koostööst, et me tagaks kogu aeg turvalisuse ja turvatunde inimestele, ehk siis nad tarbiks neid teenuseid, millesse teie olete meeletult palju aega ja vaeva pannud ja riik laiemalt on väga palju raha pannud. Ja nüüd see puukõllistajalik mõte. See põnevam. Et mida aina rohkem, ja mõelge nüüd tagasi 10 aastat tagasi, millest me rääkisime meeletult sellest, et Eesti on nii tohutult äge, sellepärast et me enam ei prindi mitte midagi välja, vaid me oleme nüüd hullult digitaalsed ja sellepärast me oleme kõigist teistest ägedamad. See mõte on tänapäeval selline nagu nulltase, et see latt ei ole erakordne latt, millest üle hüpata. Kui me räägime ja vaatame, kuidas praegu arengud toimuvad, siis keskkond on see, mis ilmselgelt on täna, tundub teile teema, millega peaks äkki tegelema. 10 aasta pärast me kindlasti oleme sellest rongist maha jäänud, kui me ei ole sellega tegelenud. Ja see on ka üks põhjus, miks koostöö on oluline, ehk siis oma ressursside kokkuhoidmine. Sest 10 aasta pärast me ei tee enam seda vabatahtlikult, vaid me teeme seda juba sügavast ebamugavusest, kui me seda täna ei hakka tegema. Ehk siis see on see koostöö nagu selline teine aspekt, millele aina rohkem peab oma nagu tulevikuplaanides mõtlema hakkama. Väino, sama küsimus siis sulle. 10 aasta pärast, millist koostööd sa unistad riigis näha? Sul ei ole häält kahjuks. Nüüd on. Et võib-olla sellist, et me ei räägiks igapäevaselt oma asutuse keskselt, vaid tegelikult me juba mõtleksimegi nagu riigiüleselt. Ja kui mõelda, et kus me tahaksime olla, siis kindlasti kõik on SMIT-i pilves ja seda juhib üks selline virtuaalne siis välja töötatud inimene. Selge, reklaam maha. Tehisintellekt. Okei. Katrin, sulle ka sama küsimus siis, et 10 aasta pärast, mis see sinu unistus on, milline koostöö meil riigis võiks toimida? Tegelikult just mõtlesin, et jätkuvalt ma arvan, et EHIK ehitab nagu maailma paremat tervishoiuteenust, on ju. Ehk et ma tegelikult arvan, et juba täna tegelikult meil on olemas olev nagu alus infrastruktuuri kokkulepped ikka tohutu nagu edueelis olnud, on ju. Ma lihtsalt mõtlen, et kas või see andmete taaskasutus või nii edasi, et see võiks ilmselt suure tõenäosusega olla rohkem see fookus, et me lihtsalt mitte ei kogu neid andmed, aga just selle riigipilve kontekstis, mina nagu loodan küll siiralt, et see mind aitab edasi, et kui ma siit uue generatsiooni terviseinfosüsteemi hakkan looma, et siis ma tahaks küll loota, et need 1600 ja väga paljud erasektori nagu siis ettevõtted mitte ei pea kõike seda taas looma, vaid nad saavad ikkagi taas kasutada, mida me keskses süsteemi oleme teinud, et see on see silla teine tugev ots, ehk et ma nagu jätkuvalt arvan, et meil ei ole nii palju raha, et kõike nagu igal pool nagu taas ehitada, et see peab nagu selle edu tooma, et meil järgmise 10 aasta pärast oleks ikkagi see terviseinfosüsteem, mida tulevad kõik välisdelegatsioonid meile vaatama. Et jah. Väga hea, Martin, sulle ka sama unistuste küsimus, Lauletti. Aitäh! Tervisekassa eesmärk on ju tegelikult jätkusuutlikult tagada meie inimeste tervelt elatud aastad. Ja selles mõttes on raske neid nimetada klientideks. See on, nagu sa enne mainisid, tegelikult tänapäeva 21. sajandil on see julgeoleku garant. Ja see on kõikide vananevate elanikkondade probleem. Inimese kesksete teenuste pakkumiseks
pingutama kõik osapooled, et kett on nii tugev kui selle nõrgim lüli. Et Tervisekassa seisukohast ei ole see ilmselgelt 200 inimese töö, et meil oleks tagatud kogu riigi elanikkonna tervishoiuteenused. Selles osaleme me kõik ja kõik peavad sellesse panustama. Ja Sergei, Janek, vabandust, et on sul oma tellimus sisse anda? 10 aasta pärast istudes siin paneelis võib-olla ei arutaks seda, et kas riigis on võimalik koostöö erinevate IT-mahede. Väga hea. Kui seda diskussiooni ei ole, see tähendab, need puud on hästi ära kallistatud. Meil on turvatunne tagatud ja tavainimesena või erasektori esindajana ma mitte ei tee 10 raportit sekundis riigile, vaid riik ütleb mulle, kuidas mul läheb ja mida ma võiksin paremini teha. Et selle eeldus on see, et see diskussioon, kas erinevad asutused teevad koostööd või ei tee või kui palju, kas 30%, 60%, et kogu aur lähebki sinna. Tegelikult, kui me 10 aasta pärast sinna jõuame, siis ongi see, et vaadatakse inimese kodaniku peale ja fokusseeritakse sinna, mitte see, et kuidas koostööd teha. Nii lihtne see ongi, ma arvan. Ma olen siin ise mõnuga kasutanud päevajuhi drooni ja laianud siin, et aga tegelikult vaataks natuke saali poole ka, et praegu on hea võimalus, et siin on meil erinevad inimesed istuvad, et äkki tahate küsida midagi või oma ettepaneku teha või meil on veel mõni minut aega, et ma annaksin seda võimaluse teile ka. Ma oleks väga pettunud, kui sa ei teeks seda. Ma silmanurgast vaatasin, et miks sa juba ei tõsta kätt. Vaadates siis seda nüüd siis Maksu- ja Tolliameti silmadega, siis ma mõtlesin, kas ma tõusen püsti ja ütlen Janekile aitäh, ma teen seda. Ma arvan, et see on see mõte tegelikult, mida me peame mõtisklema. Ja ma olen täna terve päev siin nagu oma keskis veidikene nagu juurelnud, et kui meie IT-asutused räägivad asutusest, siis kas nad räägivad IT-asutusest või nad räägivad kõikide nende asutuste eest, keda nad esindavad. Ja tegelikult Janeki sellest diskussioonist või mõttest tuli välja see, millele tahaks nagu hästi alla kirjutada, et ka asutused nende peal peavad selle koostöö nagu omaks võtma ja seda palju rohkem tegema. Ja just see pool, et meie peame pakkuma koos, nimetame siis seda sündmusteenuseks või kuidas iganes sellele lõppkliendile selle lahenduse. Et võib-olla mitte keskendudagi siis nii nimetatud sellele tehnoloogiale ja mida ka Sergei ütles, vaid tegelikult sellele andmetele ja nendele teenustele tegelikult meie klientidele, ehk et IT-asutuste klientidele. Ja ma arvan, et kui me 10 aasta pärast tõesti seda räägime, siis see oleks äge, et see oleks võib-olla see kokkuvõttev kommentaar ja väga suur plusspunkt siia lõppu. Kõlas nagu püramidskeem, aga mõte oli täitsa õige. Kas tahab veel keegi haarata mikri, küsida või arvata midagi? Priit esireast tõstis ka käe. Sul on vähem kui minut. Ainult, enne kuulus 45, nüüd siis minut. Ma tegelikult üks mõte oli see, et riigi poolt minu arust superpaneel, et aitäh kõigile. Ja just nagu mõned mõtted, mis võib-olla mina välja tooks, et see üks asi on tagant torkimine ja teine asi on siis eest utsitamine. Ära vaata kelle. Ma vaatasin, et küsimused tulid. Minu mõte oli see, et põhimõtteliselt on võimalik tõesti selles mõttes, kui palju küsimusi olid nagu selles lisa jõupingutuses selleks, et enda teenused muutuksid pakutavateks teenusteks, siis mina näen nagu siin, et on siin võimalus rahastaja poolt ka suunata seda natuke nõuetena, et see olekski nõue. Aitäh.
kas ootad vastust või? Ei oota. Ei, sa küsisid kommentaari. Aga ma tegelikult 6, 5, 4, meie täpne aeg saab läbi, minule ülikoolis kunagi õpetati, et kui sa tahad inimestele meeldida, siis alusta täpselt ja lõpeta varem, siis sa meeldid inimestele, nii et mina pean sellest reeglist kinni, seega aitäh kõigepealt meie paneelis osalejatele, suur aplaus. Ma loodan, et ma kuidagi sain sellega hakkama ja aitäh teile kõigile, kes te olite meiega siin nii füüsiliselt kui virtuaalselt. Ma loodan, et saite natukene informatsiooni juurde. Kindlasti kasutage seda võimalust ja teeme siis seda koostööd ja jagame neid teadmisi ja külastage Riigipilve kodulehte ka, et vaadake, seal on nii blogipostitus, kus ilmub kogu aeg seda jooksvat infot, kui ka muud võib-olla näpunäiteid, kuidas midagi teha, et me sinna oleme üritanud ka kasutajate poolt natuke utsitada, et kui keegi midagi lahedat teeb, et äkki ta jagab oma mõtteid, et saab sealt lugeda neid. Aitäh teile kõigile!